siiski esimesest nurgalöögist. Araujo saab vaatlikult löögile, aga õnneks lööb kõige parem välja ei tulnud. Küll üritas põrkega lüüa, aga väga tugev ei olnud. Nähtavasti üritad ikkagi, mõttes oli tal otse lüüa, aga lihtsalt keerukas situatsioon. Raio Piir oli küllalt ligidal ja lihtsalt tuli maapõrkega löök. Martin Reim võitlemas keskväljal. Ooper, Zelinski. Pall audis. Indrek Zelinski eest suutis, kas Mertin oli, kes suutis selle palli ära napsata. Martin Reim on väljakul kandmas siis Eesti koondise kapteni paela ja tema hetkel siis annab ta auti ja nüüd näidatakse, et Indrek Zelinski alast läheb pall uuesti auti tagasi ja Venemaa jätkab nüüd mängu. Oli küsimärgi all, kas osaleb Martin Reim tänases kohtumises või mitte, aga meie õnneks osaleb, sest Martin Reim on ka väga kogenud mängija, kõige vanem mängija Eesti koondises, 30 aastat vanust ning tema kogemused kindlasti kuluvad Marjaks ära. Terehov praegu ja nüüd Ooper saab löögile ja vabal! Eesti juhib Venemaa vastu 1-0. Midagi uskumatut on jällegi teoks saanud. Eesti koondis on näitamas head mängu ja edu Saudi-Araabiale ei olnud mitte nõuslik. Andres Ooper viib Eesti koondise kohtuma. Andres Ooperi 19. värav koondise särgist ning näeme teist olukorda, kus Länninga Kullinin ei jäänud midagi muud üle. Minu meelest väravahti käitunud selles olukorras valesti, aga Venemaa kaitsjad tegid siin praegu prahmaka ja Andres Ooper lahendas ilusti olukorda. Ja, väga hästi lahendas. Sergei Terehov sai palli ilusti omale, jättis Ooperile, Ooper süvepuutega ette ja teisega lõia. Väga ilusti. Kaitse prohmakas. Või lihtsalt hästi mängitud. Siis on venelased vähemalt ajakirjanduse ja pressi poolt kindlasti nurka surutud, vaatamata sellele, et 8-aastase vaheaja järel jõuti maailmameistrivõistluste finaalturniirile, nii et Venemaa mängib nüüd 9. korda maailmameistrivõistluste finaalturniiril ja ollakse ühes alagrupis Tuneesia, Jaapani ning vaatame seda Belgiaga ja nüüd Kovtun! Martin Kalma tegutses päris hästi praegu. Marat Izmailov, vabandust, oli see mees, kes pealelöögini jõudis ja Kalma on väravas olnud kindel ning kui tulla veel meie väravahi juurde, siis Kalma on tegelikult viimasel ajal olnudki Eesti koondises kõige rohkem väravas, vaatamata sellele, et marmises. Nii et lihtsalt väikesed vangerdused Romantsevil on tehtud. Praegu ilusti mängitakse Bešastovile löögile ja midagi ei ole teha, Vladimir Bešastov lööb värava, nii et Venemaa on seisu viigitanud. Mängitud ei ole veel 20 minutit ning korra on saisenud mõlema koondise väravavõrk ja on siis ründajad korra jõudnud sihile. Siin siis Vladimir Bešastov demonstreeris oma väravavaistu ja ka temale mängiti see pall päris kiiresti. Jah, nagu enne rääkisimegi, et lühikese passiga väike seinamäng ja 1-1 väravahiga ja lahendas väga külmalt olukorra lõpuks taha nurka. No Martin Kalma süüd ei ole lubatud ja lubamatu piiril, et ka sellised mängijad, ütleme, siin väga kuulus mees on Manchesteri ühistus mänginud Roy Keane, aga mida teeb praegu Raio Piiroja? Mängib Eesti rahva närvidega. Täpselt nii. Mõnes mõttes mängis ta õieti, et lükkas Kalmale ja lükkas väravast mööda, aga ta samas ei pannud tähele, et ka Kalma tuli talle vastu, et oleks võinud jätta palli talle. Suhtlusprobleemid olid praegu Eesti koondise väravahil ja keskkaitsjal, aga meie õnneks mängis siis Piiroja nii, et pall läks väravast mööda. Nüüd sai Zelinski pea vahele, aga Venemaa ründab suurte jõududega ja Mostovoi löök läheb üle värava, nii et on ohtlik olukord jällegi Eesti koondise väraval. Üks 10 ajakirjanikele, sest see on tema kohus ja ka Eesti ajakirjanikele, sest tema on siin külas ja Švetsov praegu ohtlikult pealelöögil, aga noor ründaja ei suutnud palli korralikult jala peale saada ja löögist midagi suurt välja ei tulnud. Kuid nagu jälle, enne rääkisime, lühikesed passid, seinamängud ja ongi ohtlik moment väraval. Ja tulles tagasi veel korra Romantsevi jutu juurde, siis just Romantsev eelkõige on näidanud sellist väga koge treening, siis loomulikult sellised ässad nagu Mostovoi saavad endale väikest puhkust ka lubada. Aga täiesti ebaõnnestunud väljavise praegu
venelastelt ning ilus tenderdus praegu Zelinskilt ja jääb pall mängu, jääb. Terehovi jõuab pallini, annab tagasi Ooper. Ooper on nüüd heal võimalusel, lööb. Oma mängu pihta saab pall lüüa. Ja jälle pihta venelastele seekord ning pall läheb siis üle otsajoone juba ja Eesti koondis saab esimese nurgalöögi. Praegu Andres Ooper kahel korral sai löögil, esimest korda minu meelest tabas oma mängijat, aga teine läks juba puhtalt Venemaa koondisle Onopko pihta, nii et Onopko sai maksava haagi, tundus seal, et pisut kössi oli vajunud, aga nüüd mäng jätkub ja nurgalöök andmas Marko Kristal. Stepanov, ei, ja Stepanov sai löögile. Terehovi kätte jääb pall, kas suudab uuesti tsemberdada? Suudab ja pall jällegi Onopkost üle otsajoone. Nüüd juba nurgalöök teise poole pealt, nii et Eesti koondisel kaks cornerit järjest või siis kaks nurgalööki järjest ja jällegi läheb kristalllööki sooritama. No, tead sa sellest ka, et mida praegu, millise positsiooniga nad lahendavad, kas üritatakse mängida kuskil ette posti, taha posti, mingeid vahetusi Eesti koondises küll toimunud ei ole. Nii et Arno Paipers üritab ikkagi sellest kohtumisest võtta head tulemust eelkõige. Ja hea võimalus praegu Haavistu. Aga löök jääb õnnestub. Küljega lüüa, aga läks liiga ette posti. Nähtavasti oli mõte taha nurka lüüa. No kuidas lahti seletada veel korra seda Venemaa 7-mehelist vahetus on juba hullem kui hokimängus, kus 5 meest korraga ära vahetatakse, aga venelastel on vaja proovida. Vallas sai jala vahele, nii et nurgalöök Venemaale ja kolmas nurgalöök juba sellel kolmandikul ja praegu väga ohtlikult pall käis ära. Kas Puik latis? Ja see oli siis Sõtšov, kes sai nurgalöögi ilusti suunata praegu Eesti koondise väravapostide vahele. Andres Ooper oli ka, kes sai seal peal vahele. Jah, sest löök ei tõrjunud mitte Martin Kaalma, vaid tundus, et Andres Ooper sai postis seisena selle pea vahele ja pall põrkus kas nüüd postist või Puik latist tagasi väljakule. Igatahes Ooper oli õigel ajal õiges kohas. On löönud täna ühe värava ja suutnud vähemalt esmapilgul ära hoida ka Eesti koondise teise värava, nii et Venemaa koondis oli väga lähedal praegu juhtima minekule. Siin siis Piiroja üritab pall ära, oli suluseis. Ja näete, et on probleeme ja märulipolitsei siis Eesti politseiüksus, mis alles hiljaaegu loodi, on tõesti praegu ka ametis, nii et on probleeme siin staadioni tribüünidel ja see jalgpallikultuuri kehvem osa on jõudmas ka Eestimaa pinnale, nii et rusikad pannakse käiku, midagi üle ei jää. Kas tõesti on siis tegu juba ka Venemaalt saabunud poolehoidjatega või mitte, sellest saame täpsemalt teada juba pärast mängu, aga pilt ei reeda, on probleeme ja tööd Eesti politseil selles kohtumises. Üldse sellest läheme mänguga edasi. Haavistu, Martin Reim. Reimil on siis kerge puusavigastus ja vaatamata sellele on mees suutnud ennast mänguks valmis seada ja väga tahtis mängida ning lootis, et koondise arstid ka lubavad seda ning on saanud loa. Mängis ka kohtumises Saule Raamio vastu, aga ei! Ilus sööd praegu Martin Reimilt Indrek Zelinskile, aga löök ei tulnud välja. Väga ilusti kombineeritud, aga jah, Zelinskile ei tulnud löök välja. Kas Zelinski ehmatas ära nagu, et ta ei saanud aru, kas on suluseis või ei ole? Vot raske öelda. Siin ei tea kunagi, mida mõtleb ründa sel momendil. Aga tuleb mängida tegelikult situatsiooni lõpuni. Jah, kordust oli näha, et ta oli seljaga üldse piirikohtunike poole, nii et ta ei uskunud seda, et ta võiks suluseisus olla. Ma arvan, et põhimõtteliselt ikkagi läks löök mööduda. Näeme siin jah veel. Ja palli juures Marat Izmailov. No kohe isegi selline pealelöögi moodi asi tuli välja ja Izmailov suundumas kohe ka nurgalöök ise andma, nii et oli mõeldud, ma arvan, senderdusena, aga tuli selline löögi moodi rohkem välja. Ma arvan, et oli mõeldud senderdusena.
Venemaa koondis. Karjaka. Jegornikov ei lähe. Meie kaitsjad saavad jala vahele. Reim üritas puhtaks lüüa, aga pall jääb venelastele. Ja nüüd on tõeline paanika Eesti väraval. Sütšov saab jala vahele Eesti koondise kaitse, kuid ikkagi näidatakse, et Eesti koondise mängijatest läheb pall üle otsajoone ja Sütšov on teeninud järjekordse nurgalöögi Venemaa koondisele, nii et tõesti Sütšov on silma paistnud tänases kohtumises ja ma arvan, et selliste esitustega ta koha Venemaa koondises ära teenib maailmameistrivõistluste finaalturniiriks, aga oli näha, et Sütšov puutus palli korraga käega, nii et sellele apelleeris, ma vaatasin korra ka Raio Piiroja, et mitte tahtlik mäng, aga ikkagi pall jäi käe taha kinni ja selle oleks võinud ära vilistada. Antud momentidel meil poolkaitse mängib liiga pehmelt, et laseb venelastel nii palju kombineerida ja sellest tekivad ka kaitsel probleemid. No nüüd on vähe kergem hetk just, no nüüd tõmmati jalust maha Urmas Voog. Aga kohtunik viga ei vilistanud siin, pildis veel rõõmsameelsed Eesti fännid ja ka tundub, et Venemaa koondise poolehoidjad on seal olemas. Rõõm näha ka sellist pilti, kus omavahel ei kakelda, et saadakse ka päris hästi läbi. No, see peaks olema normaalne vaatamine. Aeg väheneb ja Eesti koondisel 1-1 viiginumbrid Venemaa vastu. Igati hea seis, meenutame siis korra veel. Andres Ooper võitleb praegu palli Eesti koondisele ja Rinna palli! Zahharov võitles palli välja. Ei, eelnevas situatsioonis oli meil Ooper, aga Zahharov andis söödu praegu. Vaatame, ehk näeme konsultist veel. Nii et Zahharovi sööd igatahes ilus Andres Ooperile. Ja Ooper on oma võimalused ära kasutanud. Eesti koondis on suure võidu lävel. Mäletame mullust suve, kui pakuti fantastiline esitus Hollandi koondise vastu kasuks. Oleks päris huvitav kuulda näha. Andres Ooper, tänase mängu kangelane, minemas jällegi väravale ja ilus löök kaugelt Ooperilt. Väga hea lahend. Tänase mängu üleplatsi mees. Nägi, et väravast on väljas ja üritas kaugelt. Filimonov tuli päris kaugele. Taani meistrivõistlustel mängib Ooper siis heas vormis. Seda ta ütles ka ise, et olemine on suurepärane. Eesti on alistanud Venemaa. 2-1, näete ise, milline reaktsioon on Eesti koondise mängijatel. Andres Ooper on teeninud ära kõige suurema aplausi tänases kohtumises. Eesti fännide rõõm on piiritud tasus täna siia Lillelinna staadionile jalgpalli vaatama tulla. Tasub vaadata seda ka Eesti Televisiooni vahendusel. Saime häid emotsioone juurde, saime magusa võidu ja Eesti koondis tegi Venemaa koondisele palju. Tegi. Ja nagu mängu alguses ütlesime, et kui Eesti koondisel kaitse peab, siis võib tulemust oodata. Nii see sündis. Eesti koondisel kaitse pidas üritame saada kiirelt ka veel mõne lühikese kommentaari enne, kui anname ehk suuremaga intervjuusid meie õhtustest spordiuudistest, siis aplodeerige Eesti jalgpallikoondisele. Täna on tehtud mehetegusid siin Lilleküla A. Le Coq areenal. Tänatakse veel oma meeskonna poolehoidjaid ja Eesti koondis, tuletan veel korra meelde, on pidamas järgmiseid mänge 9. mail siinsamas Tallinnas Makedooniaga, 18. mai Varssavis Poolaga ja 2004. aasta Euroopa meistrivõistluste valitsusliit alustatakse 7. septembril Võrksul Horvaatia vastu ja näeme veel korra, kuidas pall võideldi kätte Venemaa kaitsjatelt ja Zahharov ilus löök Ooperile ning Filimonovil. Aleksandr Filimonovil ei jäänud Venemaa väravast midagi üle. Andres Ooper lõi 2-1 Eesti võidunumbriteks. Näete, kuidas Eesti publik ja Eesti jalgpallifännid tervitavad oma meeskonda ja